Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere tennisesõbrad! Ütleme teile aastal viimast korda Delfi tasku stuudiost. Kui tulevad külla kauged külalised Ameerikast, siis tuleb ikka natuke pidulikumalt riidesse panna ja lasta Ameerika hümni, sest meil on täna külas Mattias ja Christopher Siimar. Tere, panen teid sisse ka. Tere, tere. Ja minu kaassaatejuht on endiselt Riho Kallus. Tere ka sulle. Tervist! No nii, millal siis lennukirattad maad puudutasid ja kas olete juba selle ajavahega kohanenud? No me jõudsime eelmine reede, aga ajavahe on ikka sees, et kuidagi talvel on väga raske sellest välja tulla, kuna päeval tuleb nüüd kuni peale ja siis lähebki kõik metsa juba. Olete siis nagu treeningpausi ka teinud või? Ei ole, me oleme põhimõtteliselt nüüd iga päev mänginud ja füüsi ka teinud, et kui oleme tagasi, siis meie treeneriga Ekega on jälle päris hea teha üle 4 kuu, nii et kuna me oleme siin suht vähe, siis teeme ikkagi suht palju trenni. Kuulajale ka infoks, et praegult vastas Mattias, kui meestel on nägupidi raske vahet teha, siis hääle järgi ilmselt võimatu ja me ei hakka siin nüanssidesse vast minema. Palju teid tänapäeval veel segi aetakse, et lapsena kindlasti aeti, aga nüüd natukene oma nägu ikkagi olete näinud? No, mõned ikka ajavad sassi, aga tavaliselt meil suur probleemi sellega ei ole ja kui midagi Mattiaselt küsitakse, siis ka Christopher saab vastamisega hakkama, nii et me ei tülita inimesi sellega, kui ütleme, et tegelikult ei ole see inimene see, kellega te tahtsite rääkida. Olete kunagi pulli pärast nagu inimestele käru ka keeranud või ma ei tea, koolis teineteise kontrolltöösükent tegemas? Ükskord ma arvan, et ühel intervjuul Mattias ei saanud kohal olla, kuna pidi õppima, nii et ma tegin intervjuu Mattiase eest. Aga ma arvan, et keegi teada ei saanud ja ma arvan, et väga maha Mattiast ei teinud, nii et ja. Aga nüüd, kui õpetaja kuuleb, saame selle tulemuse veel tühistada, nii et võib-olla sa saad ära öelda, kes õpetaja oli või saine. Tegelikult vist ei oli isegi õpetaja, oli keegi kolmas isik. Aga lahendame selle kõige tähtsama küsimuse ka ära, kuidas teil omavaheliste mängude seis on? Ma arvan, me viimane kord mängisime umbes 2014 aastal, millal ma kaotasin. Nii et ja teisi mänge enam väga ei mäletagi, nii et ma olen vist praegu tahaplaanile jäänud. Teil kuskil paberil kirjas ei ole skoori? Ei ole vist, jah. Peab otsima, aga praegu ei tule meelde. Noorte klassis, meeste klassist ei ole kohtunud omavahel? Meeste klassist ei ole, jah. Paaris mängus oleme, aga siis oleme ühel pool võrku tavaliselt, nii et Kuidas teil on teil praegu siis hooaeg nagu poole peal või kuidas USAs season jaotatud on? No 2 seasonit on, et üks on fall season, mis on siis augustist kuni detsembrini ja siis me mängime individuaalvõistlusi. Nii et see sai nüüd läbi, aga nüüd tähtsam hooaeg hakkab jaanuarist, et siis me mängime teiste ülikoolide vastu ja see nagu loeb rohkem kui see esimene pool aastast. Nii et esimene pool aastast me teeme rohkem trenni ja nii väga ei keskendu nendele tulemustele ja paneme ennast valmis siis selleks team seasoniks nii-öelda. Et praegu te ei saa nagu öelda, kus teie ülikool sel aastal seal rankingus on, jah? No 14, ma arvan, umbes seal kandis. Eelmine aasta lõpetasime vist 17 ja nüüd paar head tiimi eespoolt kaotasid palju mängijaid, et nüüd nad on vist meist tagapool. Aga ei ole kindel, see ranking vahetub nädala kaupa, nii et Kes kuulajatest ei tea, siis mehed õpivad aastast 2017 vist läksite või? Jah. Michigani ülikoolis, miks just see ülikool sai valitud omal ajal? Ma arvan, et me vaatasime kõvasti akadeemilist poolt ja ka spordi poolt, nii et me üritasime leida ülikooli, mis siis panustaks nii mõlemasse ja ma arvan, et Michigan on üks vähestest koolidest, mis siis on nii akadeemiliselt väga kõrgel nii USAs kui ka maailmas ja ka
nii-öelda spordi mõttes on suuri tulemusi teinud, nii et väga nagu valikut tehes teisi võimalusi ei vaadanudki. Aastal 2014 oli Õhtulehe pealkiri Ameerika ülikoolid jooksevad Eesti tennisekaksikutele tormi. Kuidas see tormijooks välja nägi? Oli teil siis pakkumisi rohkem? Pakkumisi ma arvan, et oli jah päris palju. Ja 15 vist lausa? Võib-olla isegi oli pigem 50, 50, okei. Aga need nii-öelda võib-olla rääkisime pikemalt 15-ga. Aga ega me ise väga täpselt ei teadnud, et mis, kes ja kuidas seal USAs on, aga õnneks siis meil olid abimehed käepärast Jaak Põldmaa ja Daniil Proskura, kes siis suunasid meid õigetesse koolidesse ja siis nii-öelda pooli oppamise peale leidsime siis väga hea kooli. Kas te tol hetkel, kui te nüüd mõtlete tagasi seda hetke, kui te hakkasite Eestist minema USA ülikooli, et see, mis te ette kujutasite ja arvasite, et seal ees ootab akadeemiline pool ja tennise pool, et kas see osutus täpselt selliseks või on see midagi muud? Kui raske, milline see elu välja näeb seal? No see ei osanud oodata üldiselt, et me ei olnud kunagi vaadanud ühtegi college mängu või USA ülikoolide tasemest ka ei olnud nagu enne kuulnud. Nii et ma arvan, et me ei olnud niivõrd imestunud, kui me läksime sinna juba teadmisega, et hüppame põhimõtteliselt kuhugi kraavi pea ees. Aga lõppude lõpuks see harjusime suht kiiresti ära, et seal kohe alguses öeldakse, et kuidas teha, mida teha ja teed nii, nagu öeldakse. Kas see treeningkoormuste vahe oli kohe tunda, pandi teile see tamp peale? Nojah, ikkagi ülikoolis me teeme rohkem ja võib-olla raskemini, kui me olime enne teinud. Tennist just, jah? Nojah, kõike, et enne me ei olnud näiteks väga palju nagu füüsilise jooksmist teinud, et nüüd USAs me teeme võib-olla 2 korda nädalas, jookseme 400, 13 korda umbes niuke, et täiesti ribadeks tõmbamine toimub ikka kord nädalas vähemalt, kui enne niimoodi ei olnud teinud. Aga võib-olla, kui läksimegi koormuste kirjeldamisele, siis äkki räägite oma tüüpilisest nädalast? Milline see esmaspäevast pühapäevani välja näeb? Esmaspäev on vaba päev ja käime koolis. Esmaspäevast vaba päevast hakkame pihta ja teisipäeval on siis jällegi hommikul on eratrenn, siis käime koolis ja siis kella 3 hakkab uus trenn, siis tiimitrenn, kus kõik on kohal ja see on 2 tundi ja siis paneme veel natuke jõusaali trenni otsa sinna tunnikese ja siis õpime ja siis kolmapäevast hakkab see jooksmine pihta hommikul kell 6 ja teeme jooksu natuke, õpime ja siis teeme jälle tiimitennist ja neljapäeval vist siis jälle eratrenn hommikut ja siis tiimitrenn ja jõusaal otsa õhtul ja siis nii see läheb ja laupäev-pühapäev samamoodi. Laupäev-pühapäev pigem teeme pikema tennis ja jõusaali ei tee ja siis ongi läbi. See kõlab ikka väga nii, et ega seal väga aega õppida ei jää nagu või? Jah, oleneb, millal magama minna, aga tavaliselt on 7 on läbi ja 7 on siis päev läbi, nii et 7-12 saab nii palju õppida, kui tahad. Milline see tiimitrenn välja näeb? See on nii-öelda tavapärane grupitrenn, aga siis 10-11 poissi on 5 väljakul, nii et nii-öelda võib-olla, et me nagu 4 väljakul ei ole, pigem on nagu eratrenn, aga või üks poiss mängib teise poisi vastu, et 4 väga palju väljakul ei ole, aga siis kõik 12 poissi on kohal. Palju seal Michigani ülikoolis üldse tennisemängeid on ja mis tasemel teised mehed on? Kokku meid see aasta tiimis on 11, et eelmine aasta oli 12, aga see aasta otsustati 1 poiss ainult juurde võtta, nii et
noh, suhteliselt okei, et mõnes ülikoolis on vähem, aga suurtemates ülikoolides, kus on raha rohkem, võetakse rohkem mängijaid. Ja taseme koha pealt, no eks ikka veidi erinev see tase, et meil eelmine aasta number 1 mees, no ma ei tea, mis ta ITF-i ranking on, aga tasemelt ma ütleks, et niisugune 500 võib-olla, et 500, et eelmine aasta ta võitis niisugust venda JJ Wolf, kes on praegu ATP 250 äkki, et see tase nagu kõigub, aga üldiselt kõik poisid võitlevad omavahel nagu kohtade pärast ja nagu see tiimisisene competition on päris kõva. Kas teie ülikoolist on mõni mees ka nagu päris tippu jõudnud, keda inimesed tunnevad, teavad? No viimasel ajal on Evan King, kes on paar aastat tagasi mängis USA Openi kvalist läbi põhiturniirile ja siis kaotas esimeses ringis 5 setis. Tema lõpetas vist äkki 6 aastat tagasi meie ülikooli. Aga ma arvan ka 70-ndastest äkki on niisugune mees Mel Washington, kes äkki isegi võitis US Openi ära, mis võis olla 80-ndatel, 70-ndatel. Ja ega neid läbi ajal on tulnud nii-öelda Grand Slami mängeid, ma arvan, et 20 äkki kokku paaris ja üksikus. Et nagu läbi ajaloo, kui me vaatame pikemat ajalugu, siis on ikka Grand Slami vendasid tulnud küll. Teie enda treener on Benjamin Becker. Jah, tema mängis ka ülikoolis, mängis Bayloris ja kohe pärast 4. aastat ta mängis USA Openil, ma arvan, 4. ringis ja võitis Andre Agassit. Ja. Ma olin kohal, ma mäletan, see oli Agassi viimane matš New Yorgis, oligi Benjamin Beckeri vastu, jah. Palju see ikkagi juurde annab, kui endine maailma 35 reket on siis nagu tiimi treeneriks, mitte lihtsalt mees, kes Ameerika süsteemi hästi teab? Ma arvan, et see on kindlasti ülisuur pluss meie tiimile, et mõnikord on nii, et mängijad mõtlevad, et mis see treener mõtleb, et kus tema teab, aga ilmselgelt see vend teab. Et mängis kolledžis, võitis kõik, mis võit annab, läks ATP tuurile, mängis 15 aastat top 100. Et ma arvan, et tal on nii palju kogemusi lihtsalt, et kellelgi ei ole niisugust mõtet, et võib-olla me ei tee õiget asja. Et ma arvan, see annab nagu hullult palju usaldust treenerite ja mängijate vahel. Millises staatuses on tennisemängijaid USA ülikoolis, teie enda ülikooli näitel? Te olete öelnud, et te käite ringi mingis erirõivastuses kõik sportlased? Jah, kõik sportlased saavad nagu ülikooli triideid hästi palju ja siis kõik sportlased näevad nagu samamoodi välja, et ma ei oska öelda, et kas mõni nagu sport on kõrgemalt hinnaltud, no muidugi jalgpall ja korvpall see on täiesti teine tase seal USA-s kui teised spordid, nii et aga üleüldiselt nagu teised spordid nagu ujumine, tennis, jäähoki, et neid vaadatakse ikka alt üles, et sportlased ja et ma arvan, et suhtutakse meisse nagu austusega teiste õpilaste seas või isegi õpetajate seas. Ma ei tea, tüdrukud tormi ei jookse pärast võidukat matši? Siiamaani ei ole jooksnud, aga võib-olla ei ole lihtsalt nii hästi tulnud välja meil siiamaani. Kui see võistlusperiood teil nüüd seal tihedam pihta hakkab, siis kui tihe see graafik on ja kuidas need võistlused üldse välja näevad? Võistleme niimoodi, et meil on siis kodumängud ja siis away mängud ja ma arvan, et see aasta on pooleks, nii et äkki 30 mängust 15 siis reisime ringi, lahkume tavaliselt 4 päeval ja siis jõuame pühapäeva õhtul tagasi ja ma arvan, et esimene mäng juba on Washingtonis, Seattle'is, kus siis on vaja sinna lennata ja mängida nii Washingtoni kui ka paari teise kooliga. Aga no ja kui see season peale hakkab, siis väga puhkust ei ole, et iga nädal midagi toimub ja kas mängime 1 või 2 mängu, nii et puhkepäevad on siis nädala sees.
sa ütlesid, et Washingtonis mängite teiste koolidega ka, kas need koolid tulevad ühte kohta kokku või te lähete ikka sinna kooli? Me lähme kooli, ma arvan, et ma täpselt ei tea, 3 kooliga mängime esimene nädal, aga täpselt ei tea, kes need 2 järgmist on, aga siis me lendame Washingtoni ja sealt lendame edasi, ma arvan, kuhu ja esimene mäng on Washingtoni ülikooli vastu, siis me lendame Oregoni ja siis mängime Oregoni ülikooli vastu. No selgitage, see ei ole tavaline ITF-i turniir, kus on turniiritabel ja kaotaja langeb välja, et see on ikkagi mingi tiimisport. No seda võib võtta nagu jalgpalli, et FC Barcelona lendab Real Madridi vastu mängima või kui võidad, siis saad rohkem punkte edetabelisse ja kui kaotad, siis ei saa punkte, nii et see on ka nagu meie kodus ja võõrsil ei ole või? Ei, kodus ja võõrsil, tegelikult võib-olla isegi on. Mingid arvestused on, see punktisüsteem seal on päris hõlmab mitut meetrikut niimoodi, et ka kodus ja võõrsil võidetud mängudel on erinev osakaal. Aga üks matš kestab siis 1 päeva? Jah. Et matš näeb välja siis selline, et alguses mängivad 3 paari üksteise vastu ja see tiim siis, kes võidab 2 paari, saab 1 punkti kirja ja kohe pärast paarismänge on 6 üksikmängu ja iga üksikmäng annab 1 punkti. Nii et kokku, kui sa võidad 2 paari 3 ja võidad kõik üksikmängud, siis kokku sa saad 7 punkti. Nii et võita mäng, sul on vaja võita 4 punkti, see ei ole vahet siis, kas sa võidad 1 paari või võidad lihtsalt 4 üksikut. Kaua teil aega läks endal see süsteem selgeks saada? No pool aastat vähemalt. kui suur tiim see siis välja sõidab? Tavaliselt sõidavad 10 venda välja. 10 venda on kaasas kogu aeg? Ja mõnikord on nii, et mõned vennad, kes mängivad paari ja ei mängi üksikut. Aga see on kõikidel ülikoolidel niimoodi? Päris suur tiim ka. Jah. Aga te saate mõlemat mängida? Ja see oleneb tiimidest ka, et kelle vastu me mängime mõnikord on niisugused tiimid, keda me peaksime võitma nagu ükskõik mis koosseisuga, et siis mõned vennad võetakse välja, antakse neile pausi ja üldiselt see line-up paaris ja üksikus vahetub nagu peaaegu, et iga mäng, et treenerid vaatavad, kellel parasjagu hästi välja tuleb, kuna see võib-olla on niisugune 4-5 venda mängivad sama tasemega, nii et treenerid tahavad anda nagu kõigile võimaluse ja siis see oleneb ka, et mõnikord on mõni on vigastatud või ei tunne hästi, siis teine vend peab kohe peale hüppama. No ma olen vaadanud, et paarismängust teil on, paarilised on ikka mingid USA vennad, et miks te omavahel ei mängi? Ma ei teagi, mille pärast, et kohe, kui me sinna läksime, siis meid pandi nagu senioritega mängima eraldi ja kuna pahatiti on nii, et viimase aasta mängijaid eelistatakse võib-olla rohkem panna mängu, kuna nad on seal juba olnud, neil on rohkem kogemust, siis et 2 freshmani panna või nagu esimese aasta õpilast panna koos paari mängima ei ole nagu tavaliselt nende number 1 taktika. Kuigi teil tuleb ju väga hästi välja. Ja tuleb jah, Eestis tuleb meil alati suhteliselt hästi välja, aga see nagu college tennis on veits teine mäng kui tavaline, et seal mängitakse ainult 1 sett paaris näiteks. Okay. Et nagu see setup on veits erinev ja ikkagi 6-ni? Jah, ja 1 sett 6-ni. Ja üksikmängus 2 seti? Jah, 3 parem on üksikus. Kui populaarne on ülikooli tennis? Ma olin mingi pilt, et kui palju teid nagu vaatamas käiakse? No kodumängudel käivad tavaliselt umbes 500 inimest. Need tribüünid on suht täis. Aga oleneb jällegi mängust, et kui me mängime rivaali vastu, siis käib rohkem, aga kui me mängime näiteks kell 10 hommikul pühapäeval mingi väiksema tiimi vastu, siis on nagu vähem. Kes teil on suurimad rivaalid siis? Ohio State, kes on praegu number 1, ma arvan, ja siis Michigan State, kuna see on meil sama osariigi ülikool. Ja siis on tribüünid paksud täis, jah? Jah, siis on küll, jah. Aga kuidas USA publik on? Nagu US Openil karjuvad punktide vahele ka või sellised nagu Eestis? Jaa, on küll, jah. On, jah. Seal ülikooli spordis veel eriti, kuna kõik on ülitulihingeliselt toetavad oma ülikooli, kus nad on käinud, nii et
seal võib päris niisuguseks vihaseks ära minna publiku ja mängijate vahel. No ma vaatasin teie ülikooli Wikipeedia lehel on isegi välja toodud, kes teil on läbi aegade suurema sportlasele, kes on saanud olümpiamängudel, see on eriti au sees, ja sealt tuli välja, et teie kuulsam õpilane on Michael Phelps. On jah. On tal mingi altar, mida peate kummardamas käima seal kõik? Päris nii vist ei ole, aga jah, seal ikka ujulas on tema pildid minu arust üleval ja paar medalit ja kuigi USAs on see tubli mees küll see Michael Phelps, aga ikkagi jalgpall ja korvpall on seal, mis üldse ülikoolile raha sisse toob ja selles suhtes, et ma arvan, maailmapildis on Michael Phelps nagu kõvem, kui ta tegelikult nagu USAs on. Vähemalt nii on mulle mulje jäänud. Okei. On teil võimalus seal ise ka teistest nii-öelda spordihallidest kasu lõigata, käite ise mängimas midagi? Lõpus siin talvel käisime korvpalli mängimas mitu korda lausa, nii et ja mis me veel teeme, me vahepeal mängime jalgpalli ja ka peamiselt kui aega tekib millalgi, siis pigem mängime korvpalli, aga väga palju seda, kui vaba aega saame, siis väga spordile ei keskendu seal. Aga kui isa juba mängis korvpalli kunagi, siis üritasime natuke areneda korvpallis. No ikkagi tennis on teil elus nagu üks osa, põhiosa, miks te sinna USA-sse läksite, on ikkagi õppimine. Te õpite mõlemad ühte ala? Õpime. Data science. Mis eesti keeles on? See on andmeteadus. See on niisugune võib-olla isegi uus eriala, aga Tartu Ülikooli nüüd tehti magistrikraad ka andmeteaduses. Kas see üks eriala on sellepärast jälle, et saab üks vend teha ühe eksami, teine eksami või? Võib-olla on. Pole veel mõelnud selle peale, aga seda me siis mõlemad teeme. Ja. Olite ühel meelel, et tahate just seda sama minna õppima või pidite mingi kompromissi tegema? Tegelikult me läksime sinna ja meil ei olnud üldse ideed, mida me võiksime õppida ja mida me tahaksime isegi, et me ei teadnud, mis seal programmid on ja mida peab tegema, et sisse saada. Ja siis esimene kursus läksime sinna, öeldi, et proovige erinevaid klasse, siis võtsime programmeerimise klassi, matemaatika, kirjutamise, et üli erinevaid neid alasid ja lõpuks siis kõige rohkem meeldis matemaatika, statistika ja programmeerimine, nii et see oli nagu suhteliselt lihtsalt tuli või kiiresti. Aga rääkige natuke sellest, et kui palju tennis on teid nagu aidanud selle koha pealt, et kui me võtame nüüd seal üliõpilane, kes ei ole sportlane ja õpib ka teie eriala, et mis need rahanumbrid erinevad on, palju tema õppemaksu peab maksma või kuidas see pool on? No tennis on aidanud kõvasti rahaliselt. Ma arvan, et oleneb, kui sa oled in-state või siis sellest osariigist pärit, siis sa pead maksma umbes $10,000 semestris või pigem ikka 25. Või võib-olla isegi 25 ja kui sa ei ole sündinud selles osariigis, siis sa pead maksma 50,000, nii et semester on siis pool aastat? Semester on pool aastat. Ja neid üliõpilasi on palju, kes maksavad seda? Kindlasti on, jah. Sportlasi on ainult, meie ülikoolis on sportlasi, ma arvan, umbes 900. Mis on protsent palju? Ja üldse kokku käib 40,000. 40,000, jah. See on ikka väga väike protsent, et see on suur privileeg nagu olla sportlane. Kindlasti, ega me siin võib-olla isegi ei taju, aga seal kasvavad üles lapsed, üheaastased lapsed käivad ülikooli riietega, kus nende vanemad käisid, nii et nende jaoks on see võib-olla eluunistuse täitumine, kui kuhugi kindlasti kooli saab õppima. Nii et peale selle ülikooli sisse saamise võib-olla ei olegi enam unistusi, mida täita. Palju teil siis tennis kinni maksab seda õppimist? No ikka poole, ma ütleks. Et te olete nii-öelda in-state'i staatuses ikkagi? Jaa, põhimõtteliselt küll, jah. Kust te selle raha kokku kraabite? Puu pealt. Meil üks väike puu on. Aga jah, ema ja isa, ma arvan, on aidanud selles suhtes meid ikka uskumatult palju, et ilma nende tubli tööta ja pühendumuseta me ei oleks kindlasti praegu Ameerikas. Ja lisaks õppemaksule on ju igapäevased kulutused ka. Jah, on jah.
seal ka aitavad meid. No te olete vist 3. aasta läheb teil praegu, on see viimane? Ei ole, USAs on kokku see undergrad 4 aastat, Eestis on 3, seal on 4, nii et meil on 1,5 aastat jäänud veel. Okei. No 2018 aasta lõpus esitas ajakiri Tennis teile küsimused, mis te siis plaanid pärast ülikooli on, kas oma erialal tööd otsida või tennisekarjääri jätkata, siis te ütlesite, et küsige uuesti viimasel aastal, aga ma küsin ikkagi eelviimasel aastal ära, et kuidas teil suunad on? Üliraske on praegu öelda seda, et muidugi tahaks mängida tennist ja ma arvan, et see ei ole asi, mida me nagu peaksime hetkel ütlema, et nii, et nüüd me teeme seda, et kunagi ei tea, mis tunne tennise osas järgmine aasta on või mis võimalused tulevad oma eriala kaudu, nii et ma arvan, praegu on küll niisugune mentaliteet, et võtame iga päev ükshaaval, anname nii palju, kui anda on ja siis lõpuks on, ma arvan, et see valik tuleb lihtsana. Aga kas teil ülikoolis on niisugused sportlasi ka, kes kasutavad seda võimalust, et astuvad ülikooli ja siis lähevad profina tuurile ja hiljem jätkavad kooliga? Olete kuulnud seda asju, tehakse seda? Jah, tehakse palju. Teistel spordialadel ka, jah? Ja eriti veel Ameerika jalgpallis suhteliselt vähe on niisugused vendasid, kes on nagu head ja lõpetavad nagu kooli ära ja korvpallis on niisuguseid ja tennises on niisuguseid palju, kes on ikka seal top 10 mängijad lähevad ikka, no näiteks Cameron Norrie, kes on umbes seal 100 ringis ATP, mängis 2 aastat, siis Noah Rubin samamoodi läks pärast 2 aastat, ma arvan, ja nüüd meie rivaalülikoolis J.J. Wolf läks ka pärast 3. aastat, kuna ta nägi, et ta võitis umbes 2 Challengeri juba suvel, nii et ta mõtles, et vist ei ole mõtet seal ülikooli vendadega pusida, kui ta on potentsiaalne Grand Slami kvalifaas mängima. Ja teavad, kooli nimekirja saavad lõpetada kooli hiljem. Jah. Väga põnev. Üldiselt data science'i lõpetanud üliõpilased, mis neist tavaliselt saab? Kuhu nad tööle lähevad? No see data science on vist praegu hetkel kuum teema, et seda nii-öelda andmetega tegelemist vajavad nii pangad, nii tehnoloogiaettevõtted kui ka kindlasti ka, ma arvan, et äkki Express Grupis keegi isegi neid andmeid töötleb, et ja consulting, nii et valikuid on võib-olla isegi rohkem kui üks, mida data science'i lõpetanud teevad. Nii palju ikkagi teate, et kas te oma tuleviku seote Eestiga, kui läheb nagu töö tegemiseks või pigem seal ookeani taga? Mina näen ennast nüüd siin Eestis ja ma arvan, et siia Eestisse sooviks ma tagasi tulla ja oma vanemate ja sõpradega aega siin veeta, nii et aga võib-olla see on siis nii, võib-olla ma jätken magistriõpet, kui see tennisega otsustame mitte jätkata, et siin valikuid on palju, aga lõppude lõpuks tahaks Eestis ikkagi olla. Mattias? Täpselt sama vastus, et tuleb vaadata, mis pärast 4. aastat ideed on, et ei ole üldse kindel mingi teatud suund, aga jah, lõppude lõpuks ma arvan, et niisugune maksimum 10 aasta pärast ma olen tagasi siin Tallinna kesklinnas. No ITF-i ranking nagu teil vist hetkel enam ei ole? Teil on see ITA ranking? See vist on, jah. Kas see on tähtis ka või oleneb sellest midagi seal võistlustel? Selle rankingu alusel siis pannakse need sügisel toimuvad individuaalturniirid paika, nii et sellest oleneb palju. Kuidas teil läksid need individuaalturniirid? Võib-olla võiks öelda, et hästi. Ma ise võitsin ühe paarismänguturniiri, mis ei olnud kerge turniir, ja üksikmängus ka tegin seal paar head jõunäitamist, nii et mina olen oma saavutustega väga rahul. Tead sa oma rankingut ka peast? Seda ei ole vaadanud.
Mattias, sina vist hetkel oled 53. kohal. Ma siin Christopheri sellest sügisedetabelist ei näinud üksikmängus. Üksikus jah, 53, ma arvan, umbes. Ma pole ka vaadanud, kuna need rankingud reaalselt muutuvad ülipalju ühe nädalaga, et kui sa oled 53 ja võidad üks nädalavahetus võidad mingit venda, kes on 10, siis järgmine nädalavahetus oled sa umbes 12. Ja samamoodi, et kui sa kaotad umbes kutile, kes on number 100, siis sa oled seal võib-olla 80. Nii et see kõigub ülipalju ja ma arvan, et rankinguid on mõtet vaadata umbes märtsis, kui on juba suhteliselt mitu niisugust võistlust olnud. Et siis, ma arvan, et siis näed seda reaalset pilti umbes. Et see on nagu, mida kõvemat venda võidad, seda rohkem tõused. Jah, täpselt. Nagu boksis põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt, jah. Kõigi unistuste tabel. Suhteliselt lihtne see skooring on, et mingid punktid seal on kuidagi, aga lõppude lõpuks määrab see, et keda sa võidad. Et sa ei pea võitma umbes 5 nädalat järjest, sa ei pea võitma tervet turniiri. See on lihtsalt, et õigel ajal pead võitma õigeid mängijaid. Aga selle tennise tõttu teil koolis ka on kuidagi siis teistsugune graafik või õpite te mingi teistsuguse programmi järgi? Ei, sama nagu kõik. Aga te jääd neljapäevast pühapäevalt ära, et kas sellest mingit puudujääke ei teki? Meil on, või kogu sportlastel on siis niisugune asutus seal ülikooli küljes, mis siis tegeleb õpetajate või lisaõpetajate määramisega sportlastele, nii et iga sportlane saab võtta omale eraõpetajad, mis ei ole vahet, mis alal, nii et ülikool leiab neile need õpetajad, kes siis aitavad õpilasi või siis neid sportlaseid järgi ja suurematel tiimidel reisivad need õpetajad kaasas nendega, nii et tugistruktuur aitab kõvasti siis läbi saada koolist. See on päris hea süsteem, meil võiks Eesti koolides ka olla tugiõpetajad sportlastele, võib-olla inimesed, lapsed liiguks rohkem. Jaa, muidugi, tuuril oleks hea mugav ju. Kirjandusõpetaja ja matemaatikaõpetaja on kaasas kogu aeg. Aga räägime vabastajast ka, mis seal filmides näeme, millised ülikooli peod on ja kuidas sportlased sinna ikkagi nagu staarid sisse saabuvad ja on see tegelikult ka nii või? Ma ütleks, et on küll, jah. Kui sa oled mingi korvpallur, kes läheb järgmine aasta Lakersisse mängima, siis sa oled tõesti staar. Et korvpallurid, Ameerika jalgpallurid, need on staarid, jah, et neid näidatakse umbes ESPN-il, prime time'il, sa näed neid vendasid ja siis nad tulevad selle koolis vastu ja siis kõik vaatavad alt üles ja korvpall samamoodi, et see jalgpall ja korvpall on lihtsalt meeletu Ameerikas, et kui sa Euroopast tuled, siis sa võib-olla ei mõista isegi, kui suur see sport osas on ja mis business seal taga on. Et kindlasti see, võib-olla Eestis mõtled, et korvpall lahe sport, aga seal USAs on nagu see business side nii suur sellel, et see annab kuidagi täiesti teise ilme sellele spordile seal. Aga kui tennisistid peole astuvad, siis keegi vaikselt plaksutab kuskil? No siis vaadatakse, et okei, need on ka vist sportlased. No tegelikult ka harjutakse ka, aga Te tagasihoidlikud. Ja me siin üritame eestlaslikuks jääda. Palju te seal teisi eestlasi olete kohanud? Tennisepoisse võib-olla ka teistelt spordialadelt? Robin-Erik Partsu nägin isegi 3 korda äkki ja Nebraska ülikoolis on paar Eesti kergejõusliklast, keda ka nägime ja tervitasime, nii et seal neid eestlasi ikkagi koguneb ja Siim Troost nüüd lööb ka lainet seal Minnesotas, et ma arvan, et vähemalt neid poisse me näeme nüüd järgnevas poolaastas nii mõnigi kord. Et te olete ühes divisionis või konverentsis saate üksteise vastu mängida? Jah. Nii Robin-Erik Parts kui Wisconsinis kui ka Siim Troost Minnesotast on meil siis päris lähedal ja ka meie regioonis ja mitmed võistlused, regiooni võistlused on tulekul ja siis seal me kohtume, jah. No need saavad ikka põhimõttelised lahingud, mitte lihtsalt ülikoolide vahelised. Ma arvan, et see neist saab just niisugune sõbralik jõuproov ja vahet pole, kuidas läheb, Eesti ikka võidab.
no te olete ikkagi juba seeniori rollis seal ülikoolis, Parts ja need Seemanid alles tulid. Ja tegelikult oleks neil ikka peksa anda seal. Ja just. Kas teil on plaanis suvevaheajal profituuril ka osaleda? Siiamaani ja praegu on küll väga niisugune idee, vähemalt saame siin uuesti tagasi tulla pärast seda seasonit natukene hinge tõmmata ja siis äkki ka hakata jälle treenima ja meil füsitreener Markoga. Nii et ma olen ausalt öeldes päris põnevil juba sellest suvehooajast. Korraks veel nende spordistaaride juurde tulles, kes teie ülikooli suuremad spordistaarid hetkel on? Teate ta nimepidi? Kes praegu õpivad ja kellele vaadatakse alt tänaval on People Jones on mängib Ameerika jalgpallurid ikka, et nemad on need staarid meil ja korvpallurid, üks Moorits, tema vend läks üle-eelmine aasta Lakersisse meie koolist ja nüüd mängib Wizard, siis ma arvan, ta on suht niisugune vend, kes alustab igat mängu seal. Käite ise ka profisporti vaatamas? Me oleme käinud Detroit Pistonsi mängudel, siis paar nädalat tagasi käisime Lakersi mängul, nii et kui aega on ja viitsimist, siis ikka läheme. Käisin Riho, käime TalTechi mängul ja Tallinna Kalevi mängul. Amerika jalgpallis ka midagi jagata või? Jagame, seal ikka sunnitakse vaatama ja... Sunnitakse vaatama? Jah. Ma käisin, sattusin vaatama, see oli nüüd vist eelmine sügis juba Washingtonis Margus Hundi mängu ja jube palju oli seda muud show'd, et hävitajad lendasid ja hümn mängis ja seda oli hästi palju. Mänguaeg oli hästi vähe. Ja see on Ameerika, et suur show käib alati kaasas ja ameeriklastele meeldib see, et näha, kui ikkagi suur ja võimas nende riik on. Ja kõik pick-up truckid, lipud küljes, kõigil olid särgid seljas, 90 000 inimest. Lipud ja laulame hümni siin kogu aeg. Terve staadion oli ja see oli ikka siuke korralik festival. Aga kuidas teil ülikoolis sellesse suhtutakse, kui kevadel äkki tuleb Davis Cupi kutse? Saate ära käia? 2 aastat tagasi sain näiteks, aga eelmine aasta ei lubatud, kuna täpselt samal ajal oli meil päris tähtsad mängud ja treenerid otsustasid, et minu ärasaatmine võib tulla kahjuks neile, aga nüüd see aasta ma just räägin treeneriga tegelikult praegu, et oled kutse saanud? Olen kutse saanud ja 6-7 märts on, ma arvan. Gruusias? Jah, Gruusias täpselt ja samal ajal on meil muidu niisugune spring break, mis on niisugune nädalane paus võib-olla selle võistlushooajast ja nüüd ma arvan, et nagu võimalus on, et mind lubatakse, aga nüüd ma pean tagasi minema ja rääkima. No natukene silmakirjalik, et panevad kodulehele küll üles, et Davis Cupil mänginud ja uhkustavad sellega, aga samas nagu ei luba. Jah, võib-olla see neile treeneritele on ju ülimalt tähtis, et me hästi mängiks, et ülikool oleks ikkagi kõrgel rankingu positsioonil, et väga prestiižne ülikool, top ülikoolides, et kui vaadatakse, et paar aastat ei tehta, ei ole tulemused piisavalt head, siis need treenerid lihtsalt öeldakse, et jah, et next man up. Aga mis seal võistlustel nagu reaalselt vahel on? On seal mingid toetussummad sõltuvad sellest ülikoolil või mis see auhind on? Kindlasti, no meil iga aasta on tennise tiimil on budget, mis siis kinnitatakse ja see raha peamiselt Ameerika jalgpallist, et kui Ameerika jalgpallil hästi ei lähe, siis raha neile ei anta, siis doonorid on rahadonorid, kes siis teevad rahasüstiga aastaseid ja kui Ameerika jalgpall või korvpall väga hästi ei esine, siis doonoritel on vähem motivatsiooni neid miljoneid sinna üle süstimast, nii et ja ega tennises ka on, et kui meil hästi ei lähe, siis järgnevatel aastatel Los Angeles tripid või reisid jäävad aina arvemaks. Siis korvpallimeeskond välja ei lähe, kui te tennises tulemusi ei tee. Ja seal on nii, et kui tennisetiimil näiteks hästi ei tule välja, siis on ülikoolil vähem motivatsiooni investeerida uutesse väljakutesse
uutesse recovery building utesse, nii et ikkagi jah, treenerid tahavad võimalikult hästi teha kõigepealt selle jaoks, et saada ilus spordihall, mis aitab ülimalt palju kaasa ka heade mängijate saamisele. Milline teil see tennisekeskus seal ülikooli juures on siis? Palju väljakuid, mis... No kuna me oleme viimastel aastatel päris hästi mänginud, siis meil on, just saime 8 uut väljakut. Tribüünid ka. Ja suured tribüünid, vist 8 siseväljakut ja ma arvan, 12 väliväljakut ja siis saime kõik hoone renoveeriti ja ehitati ka kõrval suur siis fitness center. No see ei ole võrreldav ühegi Eesti tennisekeskusega, pigem... No seda ei ole kuskil mujal maailmas, ei olegi võrreldavaid keskusi nagu meil. No ei tea, Tere tennisekeskus... Ei, ma mõtlen vastupidi. Seda me räägimegi. No jah, ega Tere tennisekeskuses vastu ei saa, jah, vastu ei saa. Kui palju te seal sees mängima peate üldse, mis... Ilm on täpselt sama nagu Eestis, nii et... Meil on ju välishooaeg praegu, meil soe just tahtsin, ega siin on ju... Lund ei tule. Meil on samamoodi siis. On jah. Et ilm on täpselt sama ja kui september tuleb, siis jookseme tuppa ilusti sooja. Ja ega me väljas mängime nagu enda juures suhteliselt vähe, et võib-olla niisugune 5 mängu aprilli lõpp, mai algus. Et pigem mängime siis, kui me mängime kellegi vastu kuskil Californias. Kas te olete kuskil liivaväljakut ka näinud Ameerikas või? Mängitakse veel liiva peal või? Kuskil seal? Ei ole isegi turniire mängitakse. On turniire liiva peal? Mina mängisin eelmine aasta Floridas ühte turniiri sinisel liival, aga peamiselt on ikkagi kõvad katted. Aga need ülikooli kampustest käivad siis ITF-i turniirid ka või? Kusjuures jaanuari alguses on meie juures Challenger ja suvel on, ma arvan, 25 000. Teie ülikoolis? Jah. Saate wildcardid? Paaris peaks praegu saama. Challengerile? Jah, et mängin Andrew Fentiga oleme põhis paaris ja... Jaanuaris? Jah, jaanuari algus kohe, ma arvan, mingi 9. jaanuar. Kohe, kui tagasi lähen, siis on turniir ja üksiku osas ei tea veel, et treener ütles, et ta proovib saada. No see on hea kõva, sa pole varem Challengeri mänginud? Ei ole jah, nii et väga lõdvaks ei tohi siin lasta, et tuleb ikkagi kõvasti trenni teha, et päris suur turniir kohe tulemas. Jõulupraega siin ei tohi üle vingutada, jah. Ja täna tuleb vegan stuffi süüa ainult. Muidu tuleb ette. Kuidas teil jõulud üldse välja näevad siin Eestis? Sõpradega kõik tuleb läbi käia? Kahtlemata iga päev õhtuti peab sõpradega aega veetma. On veel jäänud sõpru? Ikka on ja aina tulevad, näed, USA-st tulevad tagasi just ja Tartust hakkavad ka nüüd tagasi poisid jooksma, nii et iga päevaga läheb aina rohkem sõprusseltskond läheb suuremaks, kellega siis peab aega veetma. Aga kuidas teil see perega olemine järgmine nädal välja näeb? Perega olemine õhtuti joome teed teleka juures ja ütleme häid sõnu üksteisele. Ja tegelikult ikka siin Eestis olles me oleme palju kodus ja üritame teha vanematega nii palju kui võimalik, et järgmine nädal vist enam tööl käib ja käima, nii et käime jõuluturul ja vaatame ringi. Trennis? Ja trennis vanemad. Ei, teie käite trennis? Meie käime trennis. Ma arvan, et isegi 23. natukene vehime siin löögid läbi hommikul ja ka üritame perekonda suunata treenilainele, et nüüd võib-olla isegi isaga teeme väiksed korvpalliringid pühapäeval. Ja mul tuleb meelde üks tänuturniir oli kunagi, Siimerita tänuturniir oli Tere tennisekeskus alati aasta lõpus, isegi sai paar korda mängitud seal. Oli ja. Praegu vist... Nüüd tuleb ainult ema isa tänada, ema isa tänada, et võib-olla tuleb uus tänuturniir, kus osalevad 4 Siimarit. Räägime natuke päevapoliitikast ka, Ameerikastel kindlasti meeldib sellest ka rääkida. Palju te Eesti uudisid jälgite? Delfi on ikkagi lahti ja loen iga hommikul vähemalt 3 minutit, nii et võib öelda isegi, et ma olen Eesti uudistega rohkem kursis kui USA uudistega. Kuidas need Eesti päevapoliitilised teemad distantsilt tunduvad? Natuke tobedad ka või?
pigem niisugune pisikesed probleemid tunduvad, jah. Et ma ei oskagi öelda, aga minu arust eelmine aasta ma lugesin niisugust uudist, et kuskil kukkus puu üle tee ja et täitsa pekkis on ummik ja liiklus nüüd. No nüüd oli ju kolmapäeval ka. Jah, võib-olla see, nüüd on natuke suuremad uudised, mis on siis võib-olla võib-olla võib öelda, et huvitavamad uudised kui puu ümberkukkumine, aga ma ei ole kindel, kas nad just rohkem rõõmu valmistavad uudised on. Ei tea, kas see asi nii hull oli. Ma eelmine aasta olin Tais ja lugesin uudist, et suur lennuk maandus. See oli ju päris suur uudis oli. Et on ka suuri uudiseid. Kuigi viimasel ajal saab see Eesti saab isegi CNN-i, nii et ma ei tea, kas see on just parem. Mis teemadega? Poliitiliste teemadega, kus rünnatakse teiste riikide inimesi. Aga seal Ameerikas peab teil enda poliitiline nagu eelistus ka paigas olema või palju sellest omavahel räägitakse? Liberaalid või demokraadid, see peab ikka teada olema. Sellega vist ei pea teada olema, aga mõnikord nii-öelda naerul sui räägitakse poliitilistel teemadel. Aga olete siis nagu Trumpi või Clintoni parteist? No üldiselt seal igas ülikoolis ükskõik kellega sa räägid või üks suhteliselt savi, mis ülikoolis sa oled, et need ülikooli inimesed on siiski Trumpi vastu, nii et seal hulluks diskussiooniks Trumpile jah või ei, et seda pole ette tulnud. Tundub, et kõik on nagu seal suhteliselt üksmeelel. Okei, ja kaua nüüd Eestis olete, millal tagasi? Me lähme tagasi 2. jaanuaril juba ja siis oleme mai keskpaigani, nii et tuleb üks pikk ja usin periood jälle. Selge. Suur tänu teile tulemast. Aitäh kutsumast. Tänan kutsumast. Pühi ja head aasta lõppu. Vaid pühi. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.